pillikunstniku kirjastatud raamat, kus on valge paber sees. Okay. Kogu aeg on jama, et paberit ei ole. Paber olemas. Karolil oli neid terve hunnik, ma võtsin ära kõik. Paberit on ikka vaja. Midagi hullu ei paista. Nii. Siia poole. Tõid Itaalia nakkuse. Itaalia pihiku mingi, ma ei tea. Viimasel ajal on ainult pisikud ja hädad ja viletsus ja vanadus. Ja mu haige olnud, ma mäletagi. Ma ka ei mäletanud tükk aeg. Aastaid tagasi. Pärast, kui me saadet teeme, on 26. saade. Kirjutan kohe üles. Ja kui ütle Taavi, kui valmis oled, siis hakkame. Põhimõtteliselt mul on valmis. Püha vesi. Seda võib juua ka. Seda või? Ikka võib. Põlema ei lähe. Ei lähe, kurat. Ei. Kus Tuli tuleb kõrvadest välja. Kus üles ei lähe, et otse vastupidi, vaata. See on kuradi seal sama ju, ütleme lennujaamas on ju, vaata see pull ju, vaata nüüd seal oligi seal Veneetsia lennujaamas ju seal ju kõik muu kuradi mingi vesi ja värgid ja mingid kuradi longerad ja värgid, need korrati kõigil seal ennem ära on ja kellel midagi oli on ja siis sa lähed sealt läbi on ja siis on see, et sul kaks asja, mida sa sealt osta saad on ja on mingi Eviani vesi on ja siis on see, et on see vaata sama see San Benedetto, see mingi püha vesi ka, et ma ei tea, siin sõnad peale loetud, see põlema ei lähe sellega saad lennukisse kuradi lahti, sellega lastakse lennukisse No ja nüüd vaata katsu, ega see, ma räägin, itaallastel on ka seesama, nad on Euroliitu kui palju, nad vaata keerad selle pudeli lahti on ja vaata nendel on ka vaata see kork on ikka käib ju sedasi. Idioodid. Täpselt. Idioodid. Ja ma ei tea, mul on paar pudelit on veel, siis me saame ka saadet ka teha ka selle püha veega, nii et meil midagi hukka ei lähe. Võime seda püha vett juua, et kui nüüd ka saadet ei tule, siis ma ei tea. Siis on lugu läbi. Lugu läbi, kogeb jumala hea kraam on. See on... vaata, ma Tommi juures käisin siin, vaata, mis ma kätte sain. Vaata, see on... Paneme selle kuidagi kultuuri osasse, ma ütlen, ma olen eradetektiiv, kes jälitas Runnelit omal ajal. Okei. Aga näed, vaata, see on pane kuhugi oma kogusse. See ma sain mingi erakogust kätte, see on mingi Tammsaare mingi pildi. Mul vist ei olegi seda. Vaata, see on siuke hea kraam, pane see hoiule. Aga jah, tänud. Selle arvad, et kultuuri osasse paneme selle või? Paneme selle parem sinna kuidagi. Okei. No selge, paneme selle siis. Me ei pea midagi seletama, lihtsalt kultuuri osas, suur kultuurisündmusest saab 30 aastat. Jah, selge, see läheb sinna meile. Politsei integreeriti kultuuri community'sse. Selge, sellest räägime seal kultuuri osas, see on ikka puhas kultuuri teema. Jah. Aga ma räägin, ega see kui Itaaliaga, et ega see on, ma räägin, ega see on kui 20 aastat polnud käinud on ja põhimõtteliselt on see, et nagu maandud kui seal mingi seal Veneetsias, seal mingi Marco Pologa lennuväljal on ja sellest hetkest alates oled sina kõiges süüdi, et sa sinna sattusid. Need lennuväljad on nii vastikult suured. Leonardo da Vinci on nagu minu meelest eriline luuban ja seal tuleb vist rongiga sõita ühest otsast teise. Aga seal on see, et oled seal selles samas mingi, ütleme lennujaamast alates, sa oled ainult kõigil rööbida, et kõik võivad sind röövida, kuidas ise saavad, kuidas oskavad. Kogu aeg nii, kui ise pead valve olema kogu aeg, et su käest keegi jälle midagi, mingi raha välja peta või ükskõik midagi ei tee. Ja see, et sa nagu mingi kui klient oodatud oleks, sihukene asi on välistatud. Segad elu. Aga näed ilusti Itaalia tekst peal ja ikka meeldib. Ei no see oli ka jälle, ütleme, laskin ennast ära rääkida seal mingi tšurka oliga, et selle käest ostin tööd selle. Et seal, ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, et Need neegrijõugud, kes müüsid piraatkaupa, olid juba siis olemas, kui mina käisin, see oli krooniaja lõpp. Nad müüsid nende nagu laudlinade pealt, et kui politsei tuli, võtsid nurgad kokku, pundar selga, jooksu. Sellised kaupmehed olid seal. Praegu ei ole seal enam isegi sellist, nad ei pea midagi seal mingi asju kokku pakkama, midagi täiesti avalikult igal pool laiutavad, müüvad seda, ütleme, kõiki kräppi, mida tahavad.
terve maailma karantsid on sinna kokku veetud ja see on ikka. Ja keegi neid enam ei püüa. Ei püüa mitte midagi. See on täiesti. Parem on seda tavakodaniku kottida, selle saab alati kätte. Kell on kõik andmed olemas ja. Selle ukse panid kinni, uksed on alt lahti ja paneks olnud selle koridori otsa kinni, et keegi see. Kui sa viitsid jah, et keegi ei tule laamendama. Panin seal ju selle ju. Alt panid lukku selle. Ei, alt ei pannud lukku. Aga arvad, et siin on ka neid neegrid või? Siin on ju sotsiaalid, pudelikorjad, igasugune kuradi paadlate kontoris. No see on samamoodi nagu siin on nagu üks pool hull, kelle need kuradi hipid õpetasid siin käima ja siis see tuleb oma pudelikotiga siia poole. Ei saa välja ka, mis teed sõber. See on sama lugu nagu kurat seal Veneetsias oli seal, see on suht biennaali lähedal, oli seal mingi Garibaldi park ja seal on ka mingi ühegi pingi peal istuda ei saa, sest igal pingil on mingi omanik ja keegi elab seal pingi peal ka, et seal ka midagi. Aga noh, neegritega on praegu see lugu, et seal oli üks lugu mingi Firenzes. Tuli ka mingi neegri ligiga, tahtis mingi voodoo, mingi palveelmeid müüa. Ja küsis, et you are from, ma ütlesin, ja I am from Uganda. Siis ta tõmbas tagasi selle peale. Ütles nice country, ta tõmbas uttu. Oleks ma talle öelnud, et Eestist või Rwandast oleks ta kohe selle inimkaubitsejate laeva peale tagasi jooksnud. Nii et no pole midagi seal. Teised neegrid müüsid Piisas mingi pastipildiga mingi palveelmeid. Nendega saad minna Vatikani mingi, ma ei tea, palverännakul. Need on uued tooted, vanasti sellist sitta ei müüdud. Seal müüdi mingisuguseid neid fotoaparaadi aluseid väikseid mingeid, siis olid mingisugused kutsi suured rusikasuurused püksipandlad ja mingid võltsitud sitta oli seal, mäleta, mis nad seal. Kusjuures neil kohalikel ilueedidel olidki need kullast püksipandlad. Ikka. Jälle mingi kohvik ukselis, mingi edeles seal niimoodi. Siuke tohutu suur. Ja, täpselt. Kauboi pannal, siuke mingi, ma ei tea, mis firma nimega siis, mingi vägevaga. Nii, aga mis teeme? Hakkame pihta või? No jah, ega ma ei tea, mis Itaaliast, ega siin muidu paar sõna võib veel rääkida, et enne kui pihta hakata, vaata saates ei saa kõiki neid asju rääkida, mis muidu on. Et ega oli, vaata siin Itaaliast saime siin pisiku ka külge seal, mingi oma elukaaslasega seal, nii mõlemad saime pihta. Itaalia haiguse. Vaat ei teagi, kas on see nüüd seal selle Sahara alusest Mustast Aafrikast Ebola või on mingi kruiisilaevadelt mingi see Hanta. Mõlemad. Aga põhiline on see, mis mind muiga majab on see, et Dresdes olime. Milline ajalegend oli välja mõeldud. Vaata suured kruiisilaevad, mis ennem Veneetsiasse sõitsid. Nüüd sõidavad Dresdesse. Ja Veneetsias, et umbes nii, et Veneetsiasse ei saa sõita, et siis veetase tõuseks nii palju, et uputub Veneetsia ülega. Ja kõik usuvad ka seda paska. Nuttu ka ei tule peale. Ja Dresdes on loomulikult selle tulemusel on see, et kui mingi 20 aastat tagasi sai seal mingi tipp, mingi 5 tärni hotellis, mingi Savoy Excelsior sööbitud mingi 30 euro eest, siis praegu on mingi öö on mingi 4 sotti. Loomulikult sa seal ei ööbi. Nii et kreisiga, et kõik mingi turistid midagi head küll sinna toonud ei ole. Nii et aga see, kuidas kõike muud, mingit jama sinna määritud on, see on ikka üle mõistuse. Ja see digitaalne koonduslaager, mis praegu Itaalias sündimas on, ma ütlen, Eestis on veel natukene hingamisruumi. Mis nad teevad siis seal? Ütleme põhimõtteliselt ilma nende QR-koodide ja valideerimisega hakkama ei saa, et need on sama olulised nagu mingi söömine ja sittumine. Nii et igal sammul on sul iga asja eest on iga pilet QR-kood peal, näita QR-koodiga, et igal pool mingid piletit jälle valideeri ja kogu aeg ainult sükene mölg, et söögi alla, söögi peale. Ja loomulikult tuleb ära mainida ka seda, et mingi 20 aastat tagasi, mis see peldikukultuur nendel oli, ega see paremaks läinud ei ole. Et siis ma irvitasin kogu aeg, mingi noorema vennaga käisin, tõmbas natuke pea jagu pikem mees. Hispaania treppide juures oli ainuke mõistlik peldik.
tuled natuke allapoole ja see on nagu nii, et näha eriti ei ole maa sisse uuristatud maa-alune peldik, puhas korras valge. Ja kõik muu oli täielik õudus, ei olnud üldse. No, Mäletan Caracalla termides, see on ju üübervaatamisväärsus seal. Seal vist oli üks peldiku boks, aga no seal oli mingi 100 naist oli järjekorras ja loomulikult kõik oli täis kustud. Absoluutselt, no seal on suur park ümber ja varemeid kõik haises nagu. No see on täpselt nagu terve Piisa linn, et seda iseloomustab ka nagu, et mingi neegrikuse hais ka, et see mingi jalutab kaugelt tundub. Nagu Rooma samamoodi, aga seal ju ka keegi ennast ei valitse. Ma saan aru, et pargid haisevad, et põiktänavad haisevad, no nurgatagused haisevad. Aga see kuradi suur plats, kus paavst nagu kõnet pidas seal Nordi raudteejaama juures, see Piazza del Popolo. No kuidas saab suur väljak kuse järgi haiseda? See on täielik müstika, aga haises. Seal ei ole ju midagi, seal on keskel purskkaev ja tohutu suur väljak. No, ja haiseb. No, ja turismiaeg oli ka juba läbi, inimesi oli ikkagi niimoodi, et tänaval ei pidanud nagu alati nagu ennast läbi pressima, et sai täitsa niimoodi kõndida. Aga minu jaoks müstika on ju see, et vaata, mis sealt 20-25 aastat tagasi noorem vennaga käisime seal ja sattusime ka mingi hotelli ka, ja kuidas mingi peldik oli ka mingi, ma ei tea, seinakappi tehtud enam-vähem põhimõtteliselt, et tema ei saanud seal normaalselt poti peal istuda, pidi uks lahti ja siis mingi põiki poti peal istuma, et saaks asjad ära aetud. Ma kogu aeg irvitasin seda omas mõttes ja seekord ma sain selle elamus ise ka kätte. Nii väike see, et jalad ei mahu ära. Jalad ei mahu ära lihtsalt. Kui nad ise, kas nad tõmbavad jalad lõu alla või kuidas nad seal... No, võt ma ei tea ja ma siis hakkasin mõtlema loogiliselt, et miks sa pead selle tegevuse nii ebameeldivaks tegema. Sul on ju põhimõtteliselt iga päev. No ütleme, kui sa normaalselt mingi on selle asjaga, et siis iga päev sa oled mingi seal, ütleme, käid 1 kord, 2 korda, ütleme keskelt läbi võib-olla pool tundi oled seal. Nii, see on pool tundi ööpäevast, see on 1,48. Võtad sedasi, teeme väikse lihtsa arvutuse, aastas on 52 nädalat, seda on rohkem kui nädal aega tervest aastast istud peldikus. Miks sa pead selle ebameeldivaks tegema omale? Ei käi peldikus. No, vaba valik, ega ei pea minema. Sellepärast oledki seal Piazza del Popolol kütitad seal, mugav jalad mahuvad ära, kõik avarus ümber ringi. Ma saan aru täie, nüüd ma saan aru. Okei, nüüd ma saan sinu kõigist ka aru, see on ju loogiline. Kui sa seda Itaalia hommikusööki sööd, mis on sul põhimõtteliselt mingi kohvi ja croissant, see croissant on ka selles, kui sa seda iga hommiku sööd, siis sul on ka mingi peale mingi teist päeva enam-vähem ka mitte mingit liiklust sees ei toimu, mis sees, mis väljas, aga mingit liiklust seal sees ei toimu. No ja siis ta võib-olla ei olegi nii ebamugav, kui sa korra nädalas kannatad selle ära. Sementeerid ära sisikonna, korra kuus käid ja siis ka kuskil platsi peal. Aga kui ma nüüd mõtlen, isa rääkis lapsepõlvest sihukese loo, et mingi oli ju siin ka mingi arst oli või tollel need terapeudid oli, praegu perearstid või nii, ja siis see oli mingi vana venekadi sõjavarst, aga eesti keelt natuke prossis ja mingi aktsendiga ja selle oli alati esimene küsimus olnud see, et kas kõht kinni lahti käib. Mitte midagi ei käi, mitte kuskilt otsast on ju, et mis sees, mis väljas. Aga itaallastega on küll jah. Et ütleme, palju pole nendele jäänud enam, nii et... Nüüd ikka on seal veel? On, aga kõike muid kantse, kes seal koos on, see on üle mõistusega. Ja mina ütleks pigem sedasi, et see, mis nagu see, ütleme, selle katoliku kiriku Itaalia vastu suunatud, see massimigratsioon oli sealt, et need neegrid sealt Aafrikast sinna Itaaliasse. Itaallased on selle väga edukalt ära kasutanud, et seal on orjanduslik kord on tagasi ja ütleme, igal lugupidaval mingil hotellil ja kõigil on majaneegrid on olemas, siis on mingi põlluneegrid või õueneegrid, need toimetavad ka. Nii et see on mingi uus asi. Mina ütlen, kui mina käisin, see oli ju ammu krooniaja lõpp, siis ma nägin vist 2 töötavat neegrit, üks töötas kuskil raudteejaama putkas, pidas putkat ja üks oli veel kuskil. Ja üldiselt, kui keegi tööd tegi, ta oli kas hiinlane, kui oli selline peenem töö, midagi kollast. Aga kui oli raske füüsiline töö, siis oli kas poolakas või rumeenlane. Ja tõesti, neegrid olid kampades ja veetsid vaba aega ja müüsid piraatkaupa. Aga siis neid aeti taga.
selle kauba eest. Aga praegu on jah, et nad on mingit moodi suutnud ikkagi need neegrid nagu seal ära orjastada ja nad, et ikka nad on. See on küll, seda mida peab ise nägema, mina seda ei usu praegu. Ilmselt nad on selekteerinud välja need sellised nagu need arukamad või need, sest seal ühes hotellis ikkagi, kus me 2 päeva nagu koha peal olime, et siis me nägime ka seda, et nad, et mingi teiseks päevaks, et olid nad suutnud midagi meelde jätta, et nad, et kui nagu üks päev jõid nagu 2 cappuccinot ja järgmine päev toodi ise juba 2 cappuccinot, nii et nad on arenemisvõimelised täitsa. Äkki keegi kaamerast. Mina mäletan, et seal tegelikult siiski üks, seda nagu tööks võib-olla on natuke raske nimetada, aga et olid kultuursed neegrid, kes müüsid neegriluule antoloogiat itaalia keeles. Ja sellega tülitati ikka seal Rooma peal nagu iga nurga peal peaaegu. See oli sama populaarne kui need võltsitud Gucci püksipandlad või mingid selline kraam. Ma küll ei näinud, et keegi neid oleks kunagi ostnud, aga ilmselt mingi projekt oli ja kuskil oli neid siis trükitud ja selle raamatupakkidega nad seal ringi jalutasid. Vähemasti meelekindlust oli ja ilmselgelt mina mõtlen nende neegrite peale, et need, kes nagu need majaneegri staatuses juba on, et ega nendel on, nad on oma eluga nagu suht rahul, et nad on nagu meie kroonuaadel, et ega nad oma peremehe kätte ei ammusta ju. Itaalias on vist, ma ei tea, kas seal palgad peaks olema ikkagi nagu meiega võrreldes suhteliselt samad, nagu ma arvan, ega nad ülepäevalt on, ma ei usu seda. Aga loomulikult suhtumine seal pigem on itaallaste suhtumine, isegi need neegrid on sinu vastu, kui seal need majaneegrid on nagu viisakamad, aga muidu on ülejäänud suhtumine on selline, et Veneetsias oli näiteks see, et oli seal mingi parajasti mingi, ma ei tea, pardiralli, ei olnud mingi paadiralli oli seal, mitte pardiralli seal. Ja seal oli samal mingi kanalite peal ja siis meil oli vaja jõuda nagu selle veetranspordiga nagu teise linna otsa, kus on mingi seal hotell oli ja laiutavad käsi, ütlevad seda, hakka jala minema. Läbi linna siin, et me ei tea, keegi ei tea, mis kell see lõpeb ja kuidas umbes, et võib-olla tunni aja pärast lõpeb, et võite siin oodata nii kaua. See on nagu metrooõnnetus ja keegi ei tea, millal ta läbi saab. Metroo on kinni ja kunagi saab korrata. Sinu asi, kuidas sa seal majandad. Seda ikka juhtub. Raudteepiletid ka müüdud kaugemale kui 1 linnu korraga. Seal oli järjekordne mingi raudteetöötajate streik on ju. Ja siis oli ka keegi ei tea, kus see streik parajasti on ja kaua kestab. Et keegi kohe mingi mitut piletit korraga ei müünud kuskil. Et ikka ka 1 pilet korraga. Sest ütleme Itaalia põhimõtteliselt on ju see mingi 1970-ndatel ta oli ju see mingi see eurokommunismi see ju häll ja keskus ju. Nii et seal seda kommunismi on endiselt, nii et igal sammul seda jätkub. Punabrigaadid olid ka neil seal või? Sakslastel oli mingi oma jõuk. Ütleme nii, et kui mingid särgid seal ja mingid, ma ei tea, igasugused poekotid ja mingi Bella Ciao ja selle sümboolikaga on kõik poed on täis. See on, ütleme samasugune, ütleme need mingid neegrid ja ma ei tea, mingid muud müüvad seda. Just seal ikkagi raamatupoed on erinevad, et on selliseid, kus neid Che Guevara raamatuid on nagu mitu riiulitäit, suured riiulid. Ja siis lähed kuskile järgmist, seal on Mein Kampf on ilusti kuldkirjadega euroaluse peal on kui esimene asi, mida sa näed. Okei, anname kultuuri osas. Muidugi neid punaseid asja on rohkem. On, aga ta pidingi rääkima, seal korra veel üle rääkida, seal oli see Firenzes oli ikka raamatupood, aga seal oli ka mis see punaste asjad osakond, see oli kõik nagu mingi, kõik oli 50% alla hinnatud. Seal oli ikka kõik, et kogu seda punast kama oli, et ilmselt Kuuba lipud seintel ja igasugused asjad, seda kommunistlikku. Sa näed, et see ongi, see ikkagi on käibel, et see ei ole ainult kroonu asi, et seal on ikkagi mingid karvased ka, kes toimetavad. Vähemalt oli siis, kui mina käisin. Ei, praegu, aga sa räägid, see krooni aja lõpus oligi mingi pea 20 aastat tagasi. Mul samast ajast võib-olla ka mingi 20 aastat tagasi, kui käidud sai seal. Ja mingi... Nii et aga nüüd on see areng nagu, ütleme, kõva tiigrüppe on tehtud edasi selle mingi digitaalse koonduslaagri suunas. Nii et nad ise nii õnnelikud selle üle kusjuures. Mis asi neil siis selle QR-koodiga käib seal? Kõik piletid igal pool, iga väiksem kui mingi pilet ja ükskõik mis transport, kõik igal pool näitad seal mingi igal sammul, siis tuletatakse sulle meelde, unustad kuskil mingi rongipileti valideerimata, aga siis öeldakse sulle, hea küll, et oled mingi välismaalane, aga järgmine kord on see, me teeme sulle trahvi selle eest, kui see ei valideeri. Mis siis, et oled pileti ostnud ja kõik on seal kirjas, aga ikka on see, et ütleme nii, et jälgimisühiskond.
mõistlik. Ja kuidas sa neid mingi kantsi seal pidada saadki, muidu sa ei saa ju. Ma arvan, et need on ikka vabapidamisega. No ma usun ka, et ega need... Need on nende jaoks need QR-id, keda saab kasutada selle jaoks. No eks ikka, ütleme, ja ega need, kes seal kuskil mingi pargipingi peal elavad, ega nendel on ikka saviga. Ma arvan, et see on ikka igal pool Euroopas, et seal neil tulnukatel on oma reeglid. Mäletan, ma käisin suht hiljuti Berliinis, see oli nii, et päris viimased päevad, aga see katkuasi oli läbi ja meil enam ei olnud mingisuguseid neid katkupiiranguid, aga neil oli ühistranspordis, tuli veel maski kanda. Ja kui seal Berliini kesklinnas sõitsid, siis on valged inimesed ja kõigil maskid ees ilusti. Ja seda ei kontrollitud küll minu nähes kordagi. Aga nii kui läksid sinna ääre poole, kus grafiitid olid juba seinte peal araabia keeles, seal ei olnud enam mingisuguseid maske. Ja. Et see oli nagu, selle järgi said kohe aru, kes on kes. Kohalikud on maskiga, sisse rännanud on ilma maskita. Aga praegu oli pigem see, et need maske kandsid igasugused kilid erinevad. Need kandsid enne ka. Need kandsid enne ka loomulikult. Et neil on selline rahvakomme. No näed, vaata, meie ei kandnud, meil oli pisik külges ka kohe nagu nakstiga. Oleks pidanud kandma. Aga ma ei tea, võib-olla on see hoopis võidu pisike, mis külge hakkas. Vaata, need ka kõik, kes nagu mingi võidust räägivad, need ka ju veel mingid tatistavad ja aevastavad ja nühivad nina. See ongi võidu pisike. Osa pisikuid on progressiivsed, need ju puugid levitavad seda haigust, mis ühesõnaga annab sulle sellise allergia, et sa ei saa enam liha süüa. Ma ei tea, parti võib-olla saada, aga liha ei saa süüa. Punast liha. Punast liha, midagi mingi jutt oli. See haigus on Eestis ka, umbes 60 inimest on selle haiguse saanud puugilt ja kuidagi need see Peeter Vangla planeedis kirjutas ka sellest, vist oli, jah? Ja see ei ole mingi vandenõuteooria, see haigus on olemas, puugid on olemas, see haigus on Eestis olemas ja igasugused globalistlikud nadikaelad on rääkinud, et vaata, kui tore oleks, saaks niimoodi teha, eks ole, et inimesed lollakad ja söövad liha nagu sead, aga et kui nakataks neid selle haigusega, siis nad ei sööks enam liha ja näed, hakkabki haigus levima täitsa iseenesest. Kunagi pole teda siin olnud, aga vaat nüüd on. No vaat nüüd on, vaat aga meil võib ka olla, et mingi Veneetsias olid ka mingid imepisikesed, mingid sääsed, ilged vastikud on ju. Mõtlen, mul see abikaasa, ta on ka selline, et ta on mingi perekopp on, ma ei tea, mis ta on, mingi 0 positiivne või ma ei tea, mis tal erilist on, et mingi kõik sääsed, kes on mingi 10 kildi raadiuses, need nagu tunnevad selle ära ja kohe on tal külges ka. Ja sai ka ikka pured. Võib-olla see pisik on ka võib-olla mingi sääskede kaudu levinud üldse, aga sedagi välistatud pole. Ja mine tea, varsti ei saa õlut juua enam. Ega ma ei tea, ma pole nii kaua seda pisikut põdelt praegu, eks vaata, ma panen selle pisiku läbi, eks siis vaatab, mis tulemus on, et võib-olla ei saagi midagi, on ka mingi erilised asjad midagi. Et ega võib küll olla. Peaks tegema sellise viiruse, et ei saa enam eesti keeles rääkida. Või on see, ei saa kohe hakka valb, allergia, kärnad tulevad peale. Või on see, et võtab sul ka mingi, ütleme, et sa enam kaashäälikud hääldada, hakkadki täishäälikutega lalisemad. Ma arvan, et nad neid haigusi veel edendavad edasi. Võib-olla on, mis neil on mingi kana on fossiilidega kitkud, et sa näiteks võib-olla bensiini lõhna peale saad mingisuguse või elektrivalguse peale lähed Kärna, mingi peeruvalgel elama. Mina arvan küll, et nad neid haigusi sätivad veel edasi ja kõik asjad, mis neile ei meeldi. Sul tekib kohe mingi uudne reaktsioon. Ainuke asi, mida saad tarbida, ongi roheline elekter. Sa tunned selle mingit moodi ära, et kus sul tuleb pistikust rohelist elektrit või nii kui mingi fossiilidest toodetud elekter, siis tekib mingi hull allergiline reaktsioon. See oleks tark haigus, jah. Ta ainult elektriautoga saad sõita ja mingi muud asjad. Tavaliselt autost istuda ei saa. Jah, see midagi ei saa enam teha, sest kõik lapsi ei saa, sellepärast, et lapsed on ju planeedi mingisugune värk, katk ja paha haigus. Ja. No ma ei tea, lähme siis korrali saate juurde ka lõpuks, et ma ei tea, kaamerad vist saavad varsti juba korda ja siis teeme selle saate ka täna ära. Kaamerad on enam-vähem valmis. Kuule, aga selge, siis hakkame saatega pihta, ma panen ka ennast viisakamalt riidesse ja teeme selle saate ka ära. Nii.
toimus väga jama asi sellepärast. Läks sünkroonist välja. See on paika, aga see on tüütu pärast jälle. Ta on kenasti sirge vahe sees. No see neeger oli küll hea, et see nii kiire neeger, see tõmbas kohe Lesterist, kui mõtlesin, ma kandast olen. Naaber. Küll ta juba tunneb neid Uganda tüüpe. Ma panen selle mikrofoni ka omale siia kuhugi kohe edasi. Kuidas edasi ta hakkab käima kuidagi? Okei, seda pidi. Nii. Selle panen siia tasku. Kõik. Nüüd pisik on raisk jah, niisugune nuhtluse, et no sellest lõigust saab ka midagi, ma arvan, see, mis me praegu tegime. No võib-olla küll, jah. Ma arvan küll, et saab. Nii. 26 on siis. 26, jah. Läheb käima või? Tervist!